Et siin me oleme nüüd kummeli ja Pikaleese mündi juures. Kasvavad sõbralikult koos. Eelmise aasta oli selle koha peal siis mündipõld ja münt hakkas ise nüüd kasvama, istutasime kevadel kummeli. Ja kummel on siis niimoodi üheaastane hästi kiiresti õitsev taim, et üldjuhtudel 3-4 õite korjamist ja hakkab kummel siis oma kasvu lõpetama. Meie pere nipp on see, et me külvame kummeli augusti lõpus, taimed tärkavad, talvituvad ja juuni keskpaigaks on juba kummel korjatud. Ja sellepärast me kasvatame 2-aastaselt niinimetatud, et kevadel ei hakka tärkama seemneumbrohud. Jäävad järgi põllu peale ainult siis need juurumbrohud, mis kohati hakkavad siis üles kasvama, et kevadel ei ole meil selle kummele peenra rohimist. Nii et üks töö jääb vahelt ära tänu sellele? Jah, üks töö jääb vahelt välja sellepärast, et sügisesed seemneumbrohud, need on talvega juba hukkunud ja siis kevadel on ainult põhimõtteliselt korjamine. Välja arvatud, mis kindla peale üle talvega talvitub, on ka hiirekõrm, mis natuke segab meid, aga need mõned taimed jõuame välja tõmmata. Ja kummelil on ikkagi rahvameditsiinis oma kindel koht täiesti olemas, kõhulahtisti. Kummelil on alati kasutatud kummeliteed igasuguste põletike puhul, on suupõletikud, on lastele antud neid põletiku puhul, imikutele joodeti sisse kummeliteed, aga kõige parem on kummel kasutada kõhulahtisuse puhul, kui me tunneme, et on midagi paha kas söönud või midagi kuskil viiruse saanud, kõhuviiruse, siis võtame paljast kummelipuru, paneme suhu, mälume, paneme natuke lisame vett, et ta muutuks sellised mõnusaks puduks ja siis neelame alla. Seda me kasutame seda kummelit siis ilma kummutamata. Ja kui me niisi 2 korda, 3 korda ära teeme, siis me on garanteeritud see, et meil on kõht korras. Jätke meelde.